Hääd inimesed, ikka iga aasta hakkab pihta paljudel sellega, et antakse järgmiseks või eesootavaks aastaks uusaasta lubadusi. Nii ka mina ja lubasin suure suuga, et matkan käesoleval aastal palju rohkem ja liigun palju rohkem kui eelmisel aastal. Eelmine aasta kuidagi läks veits näpu vahelt ära. Aga sellega on see lugu, et need uusaasta lubadused kipuvad varem või hiljem jäämagi uusaasta lubaduseks, sellepärast et muu elu tuleb peale ja siis jäävad asjad kuidagi soiku. Ja soiku jäävad kindlasti uusaasta lubadused ka sellepärast, et motivatsioon kipub ära minema. Ja sellest tulenevalt tulime siis täna Markoga siia Männiku metsa selja taga. Sõjaväelased täristavad lasketiirus nii, kuidas jaksavad ja meil on siis plaanis rääkida teile oma nägemus sellest, kuidas motivatsiooni mitte pealt ära lasta. Ja need, kes on siin pealinna inimesed, need kindlasti on kursis, et siin Männikul on ju hea matkarada, mida aeg-ajalt käia jalutamas ja minu kõige uuem leid on see, et Harku metsa on ka tehtud tore selline enam-vähem 6-kilomeetrine matkarada, käid ja otsid puude pealt täppe ja selle järgi orienteerud ja seda matkarada mööda satub ka sellistesse kohtadesse, kuhu need inimesed, kes muidu mööda seda terviserada suuskadega või jala või koera või mille iganes liiguvad, ei satugi. Väga põnevaid kohti oli seal. Kindlasti need orienteerumisrajad on asi, mida vaadata ja Väino tõesti lubasid rohkem matkata, aga tegelikult vaadates sinu ja siin su kaasa pilte, siis ega sa just kodus liiga palju ei püsi ja vaataks, mis on sinu soovitus, mida sa inimestel soovitad kaasa võtta, mis teeb selle nagu siukse läksin rappa, kuidas seda mõnusalt läbida niimoodi, et see motivatsioon püsiks ka aasta vältel? Jaa. Väga hea, muidugi, mul on terve kotitäis asju kaasas, iseenda kotitäis. Alustame kotist, aga kotini me jõuan välja, see ei ole praegu kõige olulisem asi üldse, vaid tegelikult ongi see, et motivatsioon vähemalt minu puhul kaob ära sellega, kui ma paugutan üle. Teen endale liiga, siis ma rohkem ei viitsi minna. Ja teine asi, millega motivatsioon kipub ära kaduma, on see, kui sul on ebamugav ja nagu kehva olla sellel matkal. Jalad külmetavad, nägu on krimpsus, siit on märg, seal on külm. No ühesõnaga, ajad ise endal selle asja pealt ära. Ja üks asi tegelikult, mis ma näen, et sul on ka juba valmis pandud, on üks see sorti asi, mis matkal on erakordselt oluline, sellepärast, et ega sa ei jaksa kogu aeg ju jalge peal olla. Ja minul on, näed, sellised pisikesed istumise lebod. Mets on täis igasuguseid lõkkealuseid, palke, puid, mille peale saab istuda ja mis sa selle märja lume peale ikka istud või külma lume peale või jää peale, on ju? Eks ta niisugune nõme on ja soomlastel on selle asja kohta niisugune ilus sõna, see on pehfletti. Eks ole, minul on selline pehflett. Tegelikult mul on neid 2 tükki neid pehflette, nii et 2 inimest saavad istuda, aga distantsi hoides. Kahekesi selle pehfleti peale ei mahu. No ma võtsin siukse, mille peale hädakorral saab isegi magada ja paljud seda teevad ja suhteliselt kerge, aga siia paneb terve perekonna istuma ja viskad selle vasta puud ja saad terve keha pikkusest seal peal lösutada. No eelis on neil see, et nad ei ligune läbi, isegi kui sa oled selle väga soojaks istunud, paned kokku ja kogu lugu. Et selles osas tasubki võib-olla vaadata neid, et mis on nagu siuksed rohkem kummised, sest need, millel sa vajutad näpuga ja see auk sinna jääb, need kõige odavamad, need kusjuures ligunevad läbi. Järgmine asi, mis mul on alati kotis ja autos olemas, on need jäätallad. Ja tead, nendega on see lugu, et oleme siin kolamise käigus, kui Helenil on olnud enda omad jalas ja minul ei ole olnud, siis see liikumise mugavus, see turvalisus sellisel lumisel jääsel pinnal ja eriti ka veel nendel laudisteedel, mis aeg-ajalt kipuvad jäässe minema seal rabades. Paned selle endale külge, käid nagu aus mees sirge seljaga, pole häda midagi, võrreldes siis alternatiivina see, et sa kogu aeg vaatad jalga ette, kuhu sa paned, hoiad ennast pidevalt krampis ja sellega teed enda elu ise keeruliseks. Aga taaskord ei maksa suurt midagi, ruumi võtab pähe, ei kaalu mitte midagi ja tegelikult abimehena imetabased asjad, mida endaga kaasas võtta. No tänavu aasta ise proovi naispaagi neid ilma naelteta jalanõusid. Muidugi naelte variant on ka ja paar korda on, ütleme, niisugune rappa satutud täiesti tavalise matka jalanõuga. Tead ikka ajab selle laudtee peal, pole palju jääd vaja, tahaks ikka ropendada. Et naelad või mingid siuksed asjad täiesti asendamatu tööriist. Nõnna. Ja siis järgmine asi jälle, mis on suur motivatsiooni hoidja, on termos. Ja termosega on see lugu, kui ise ei viitsi kodus valmis teha, siis teed ja maad on kõik tanklaid täis. Lähed lased siia lurinal kohvi sisse, kes mida joob. Mõni teeb endale sellise mõnusa metsatsibilinapski. Ei ole midagi mõnusamat kui keset matka või sellisel hetkel, kui tunned, et enam ei viitsi, jääd seisma.
keerad sipsti kaane maha, valad endale korgitäie sooja mõnusat jooki ja istud, naudid hetke, vaatad ringi, ei ole vaja tõmmelda, ei ole vaja rabeleda, vaid lihtsalt püsid selles kätte juhtunud imedamases hetkes. Ja selle jaoks see on nagu tõkkisking. See on selline asi, mis paneb siin nagu ludinal ühe koha peale seisma ja siis sa seisad seal ja luristad oma maitsvat jooki, saad uue sooja või uue mineku sisse ja paned padavai edasi. Või siis võtad natukene suurema kaasa, sealt saad kätte oma kuivtoidupaki, saad valada topsi omale selle mähkme peale teed solgutada ja ka kenasti, et kuidas maitse asi sõltub kauaks lähed. Jah, nii et termos kindlasti on üks asi, mis käib kõikidel kõnnakutel minuga kaasas. Siis üks asi, mida ma nüüd selle aasta detsembris endale ostsin, ma olen ammu piilunud. Mul on sellised jalad, vaata inimesed on üldse erinevad, on ju, füüsiliselt on erinevad. Minul on niimoodi, et kui ma jaheda ilmaga, ütleme siin hilissügisel kuni talv läbi ja sellise vara kevadeni kõnnin, siis tagapalged ja kintsud lähevad külmaks. Et ülejäänud jalgadega on kõik väga hästi, aga võt tagapalged ja kintsud lähevad külmaks. Ja siis ma leidsin kaubandusest sellised ägerad, lühikesed soojapesupüksid. Imetabased näevad küll välja nii nagu oleks mingid sellised, just vanaiselt kalsongerid pandud rotti, aga windstopper on ees ja imetabane vahend. Sest sääremarjad minul ei ole veel külmetama hakanud. Pigem on see, need vabalt hingavad sääred on siis sellised, mis aitavad temperatuuri hoida head, aga tagapalged on soojad, kintsud on soojad ja selle vastu puhuva koleda tuule võtavad ka ära. Nii et need tundusid mulle nagu kõige võtma, need on natuke lühema säärega olemas, aga ma just tahtsin siukse, mis enam-vähem põlveni oleks. Siukseid pikki polegi näinud, nüüd vaatan, et pean endale ka hankima, sest mul on just need lühemad. Just Aklima omad, ma olen sildi ära lõiganud, sest need sildid on siuksed, mis sind hakkavad kraapima. Sõna peal vist oli, jah. Aklima, jah. Et nende lühematega täpselt samamoodi windstopper ja meeste rahvana pärast ja toitsid pinsettidega taga, kui vaja on. Et selles suhtes igasugused need merino, just ongi trussikud, ja tõmbad kas või tavalise peale ja on väga mõnus. Ja sellest ma pean täiesti ausõna ütlema, on saanud üks minu lemmikasjadest. Mul on siin kotis üks asi, mis on siukene veel roppuma välimusega asi, aga sellest hiljem. Väga hea. Nii, nüüd minu arust matkamise juures ja igasuguse liikumise juures kõige olulisem asi. Mul on üks eksemplar kaasas, on hea saabas. Ja hea saabas on äärmiselt oluline kasvõi juba sellepärast, et kõige esimene asi, mis sulle oma matkal või oma liikumisel meelde jääb, on see, kui sul jalad külmetavad või on villid või on mingid muud asjad. Võtad saapa ära ja siis raputad varbaküüned välja või ühesõnaga jalanõudest tulenevaid probleeme on minu meelest kõige rohkem just need, mis viivad motivatsiooni maha ja tekitavad sisse ebamugava tunde. Nii et kui vähegi kannatab, väga soovitan, ostke endale või muretsege endale kuidagimoodi. Hankige, jah. Mingid täiesti adekvaatsed ja head matkasaapad või ütleme, kui linnas lihtsalt liigute, siis ikkagi mingisugused sellised veekindlad, hingavad ja toredad asjad ja kindlasti vaadake matkasaabaste puhul, et nad oleks siis selline number 1,5, võib-olla isegi natukene rohkem, eriti kui talvel veel tahate kasutada suuremad, et jalg mahuks sisse ära, sest pikal matkal jalg läheb paiste ja sellesse ämbrisse ma olen ikkagi astunud nii palju, et juba äär on madalaks kulunud, et ma ostan endale endiselt nagu vale numbriga saapaid ja need on nüüd esimesed sellised, mis ma olengi pikki jalgsi matkasid silmas pidades tänu sellele uue aasta lubadusele siis endale soetanud, nii et siin on mul 1,5 numbrit ruumi ja kui vaja, saan panna väga paksu soki alla, aga mille puhul need saapad on mind nüüd üllatanud, on see, et nendega autos tund aega metsa sõites ei hakka jalad higistama ja mingil põhjusel ka metsas normaalse sokiga ringi käies ei ole jalad hakanud kordagi külmetama. Nii et väga huvitav ja ootan juba silmad pikad peas, millal jõuab kätte suvehooaeg, et saab käia kuskil siis tatsates kolistamas või siis kuskil Norra mägedes ringi hulkumas ja vaadata, kuidas nad seal vastu peavad. Mais on tulemas Hiiumaa matk jälle, selle ma sulle kalendrisse panin juba kirja. Nii et tuleb hakata astuma, aga ma tõesti soovitan. See on minu meelest üks võib-olla kõige olulisem asi üldse. Jalad, absoluutselt. Kusjuures huvi pärast uurisin matkaspordist, et kuidas on selle veekindlust teemaine, et mis valik on. Selle peale vastati, et see ei ole üldse teema, sellepärast, et talvejalanõud ja matkasaapad on kõik veekindlad. Et ei ole mingit veehülgavust. Järgmine oluline asi on see, et kõik need jutud, mis ma olen rääkinud, need asjad, kõik, mis on vaja kaasa võtta, tuleb ka kaasa võtta. Nüüd hakkab kotti. Ja kui sa lähed ikkagi kõik asjad näpu otsas, siis on eriti nõme ja kohe kaob mott ära. Näpud külmetavad, venivad välja kõik asjad. Mul on autos alati olemas üks selline vöökott,
ja vöökott on lihtsalt sellel põhjusel autos alati olemas, et kui tekib selline äkkmatk, vastupandamatu kihk. Sõidad kuskilt koju, vaatad tee ääres silt matkarada ja mõtled, miks mitte, nüüd lähme, on ju. Ja siia siis saad, see on autos alati olemas, ruumi ta ei võta, on ju. Ja siia sisse saad panna siis endal kõik mingisugused vajalikud asjad, mingi vihmakeep, mis sul juhtub olema, on ju. Kui sul on termos, kui ei ole, ostad tanklast pudeli vett või mingit muud jooki või leiva mahutad nendesse suurematesse ilusasti ära, on ju. Viskad selle endale läraki niimoodi üle. Ja sul on kõik eluks vajalik kaasas. Jälle ülioluline asi, sest käe otsas on tegelikult ikkagi asju nõme vedada. Ja sealt järgmine samm on siis loomulikult ka adekvaatne selline päevamatkakott, millega käia, kuhu sa saad taaskord võtta kõik need asjad kaasa ja selle saad endale kinnitada selja külge. Ja kui väga raskeks läheb ja hulluks rapsimiseks läheb, siis saad selle vööpandlaga panna korralik vööpandla panna siit külli, on ju. Ja siis, mis mul siin veel on, mingid paar huvitavat asja. Mingil arusaamatul põhjusel on mul igas kotis üks spork. Kunagi ei tea, kui midagi jagatakse, nagu äkki antasse midagi head, on ju. Kile ka kaasas igaks juhuks. Kile on kaasas, mul on igaks juhuks kaasas selline veekindel kott, kuhu veetakistuse korral saab panna telefoni ja rahakoti ja võib-olla pangakaardid, on ju, et kõik kaduva teed ei lähe. Autovõtmed väga hea, see ootabki juhtumist, et ära õppida see, et autovõtmed ka siia panna. Pärast puldita sisse pääseda on päris põnev. Ja siis Gizmode osakonnas on siis mul veel üks asi, mis mul on nendel matkadel, päevamatkadel ja pikematel alati kaasas on Leatherman Signal. No selles suhtes, et ma saan aru, see tulepulk, kõik väga tore tulemasina, täna ma jätsin maha, sul on tuli on omast käest võtta. Ja see ongi mul selles mõttes siin matkakotis alati, sest selle Signalil on kaasas tulepulk. Ei ole küll maailma kõige mugavam kasutada, aga kus on häda suur, küll välja kraabid, on ju. Aga siin asenduseks nüüd võta see teise kätte ja siis võt see kaalu. See on mul igapäevane püksi küljes. Aga kõige tähtsam multitöörist on see, mis kaasas on. Ja sellel on veel, miks ta matka oma on see, et siin on ka selline nagu haamri ots. Ja kui sul on vaja telgivaiasid peksta sügavasse maasse või tugevasse maasse, on ju, siis sa saad sellega taguda. Ja siin on ka olemas selline augukene, millega siis sa saad telgivaiasid maasest välja tõmmata, lisaks selle X-kruvi keerada. Aga see sama karabin, see väga hea. Telgivaia jõnksuda ja siin just selle heksiga saadki polte mutreid välja. Ja ülejäänud Leathermani asjad on ikka nagu saad näpistada, on ju, ja saad kruvi keerata ja teha neid mingeid asju, mida sul on kõik tõenäoliselt vaja teha. Just, aga hea asi, mida kaasas hoida. Ja siis üks asi veel, mis ma tahan välja tuua, mis on minu reisikotis alati olemas. Ma pean nüüd vaatama, kus see õige sahtel mul siin on. Näiteks üks asi, mis ei olnud küll plaanis rääkida, aga on see soe puff, on ju, mine tea. Hakkab vihma sadama, müts läheb märjaks, rõve hakkab, on ju, tõmbad uue asja pähe, teed kõik asjad ära. Ja kus ta nüüd mul on siin? Ma vaatan. Siin on eraldi sahtel. Eraldi sahtlis on olemas eraldi kotikene ja eraldi kotikeses on hunnik plaastreid ja siis on need jala ja käe soojendamise plätakad. Need on sellised, ei maksa mitte midagi, aga ei kaalu mitte midagi. Ja ruumi ei võta mitte midagi, nii et neid tasuks igaks juhuks hoida endal siis nii matkakotis kui ka, ei tea, suvalisel hetkel, kui sa lähed välja autos, on ju. Hakkab jalg külmetama ikkagi, paned saapa sisse, hakkab käsi külmetama, siis käe omad, paned saapa sisse, muidugi võid need ka panna, kui tahad. Ja ilusasti toob metsast välja, nii et naeratus on näo peal ja ongi kõik. Natukene paar pakki salfakaid juhus, kui hakkab... Nina hakkab lurisema, nagu ta siin ilusel kevadel teeb. Või siis hakkab lurisema kuskilt teisest kohast jälle vaja minna. Ootamatu. Ja rabarberit ei kasva, on ju, ja kuuseokkaga või oksaga on ka nagu kehvakas. Nii, ma arvan, et mina sain nüüd omadega sükse ringi peale, mis on need hädapärased asjad, mis ma olen enda jaoks valmis mõelnud ja endaga kogu aeg kaasas kandnud. Ja siin ega väga midagi ei oska lisada, et eks iga ühel ole oma täpsed eelistused, millega ja kuidas ta läheb. Aga nagu me teame seda, et kui siin tõesti üle poole inimestest lubab, et hakkab rohkem liikuma ja vaid veerand neist reaalselt õnnestub, sest eesmärgid on ebareaalsed ja külmalt vastik siukene paha on loodusest liikuda. Suhtelist lihtne. Ole kuiv, ole soe, ole ette valmistatud. Ehk siis vaatasime ära, mis sul kotis on, mis on see, mis aitab sul motivatsiooni hoida igast päevas, et sa saaksid rohkem neid samme. Ja järgmises osas vaatame, et mis sul seljas on ja miks sa just siuksed valikud oled teinud.